Tere, matkarahvas! Kui me eelmises videos vaatasime, mis on koti sees ja mida endaga kaasas tassida selleks, et matkal või liikumishuvi ei raugeks ebamugavuse ja motivatsiooni kadumise tõttu, siis nüüd vaatame üksteisele otsa, et mis meil seljas on. Siin muidugi tuleb tõdeda, et ma ei ole praegu siin metsas päris sellises matkavõtmes, aga eks me kahe peale saame asjad ikka ära rääkida, mis meie jaoks olulised on. No ja teine asi on see, et kui sa nende riietega, saabastega saad käia ära kuskil mägedes, siis linna džunglis on ju nendega lausa lust käia. Aga Väino, vaadates sulle otsa, et see nagu elav Fjällräveni maskott. On selline viga, jah. Et mis sul seljas on? Miks sul just need asjad on? Et võib-olla konkreetne toode ei omagi tähtsust, aga just see, et kuidas see kiiline riietumine sul välja näeb. Ja kui sa nüüd teadlikult lähedki matkale, või siis niisuguse pikema päeva või pikemale, et mida sa siis lisaks võtad või kuidas sa varieerid? Aha. No minu jaoks ikkagi hakkab pihta sellest, et kui juba pikale matkale minna või pikemale matkale või päevamatkale või vahel ka tead mingisuguse sellisele 5-6 kilomeetrisele tiirule metsa looduse sisse, siis minu jaoks ikkagi kõige olulisem asi on saabas. Ja praegu mul on jalas ka Karmonti selline linnatormaja, ka mõnus saabas, millega siin lume sees olla ja linnas asju ajada, aga natuke aega koha peal seistes ikkagi läheb see saabas jahedaks, sest ta ei ole mõeldud talviseks käimiseks, aga sellel on igavesti äge talt sees, nii et praegu normaalse sokiga sellise ilmaga looduses olles kõndides on imetapane, on väga mõnus. Et tänav aasta ma ise proovin linnas pigem aispaagi, et lihtsalt selle libeduse vastu trotsides ja just vaata naelaga on see, et lõhud pedaale või poes alp käia, et see on nagu siukene ka, aga matkasaabas ja muidugi sokid. Jah. Sokk, jah, mul on niimoodi, et ega mul tavaliselt mitut paari kaasas ei ole. Minu tavaline matkale minemine on selline, et mul autos pikemal sõitmisel, kui matkarada on kaugemal, siis need lähimad on kõik ära käidud juba ja kaua sa ikka ühte sama rada käid, siis on vahetus jalanõud. Sõidan kergemate jalanõudega kohale ja seal koha peal vahetan ära. Ja lisaks sellele on ka see variant, et kui sa juba matkalt tuled, on mingisugune 10 kilomeetrit kõndinud, siis on ju mõnus autosse tagasi mõistes või jõudes võtta ära ka see saapas olnud sokk, mis on 10 kilti käinud ja panna jälle selline toredam ja lihtsam jooks jalga, millega on autos tore olla. Selle saapa eelis on muidugi see, et selline tund kuni matkarajani sõitmist ei ole ka selles saapas pannud jalga higistama, mis on minu puhul täiesti erakordne. Kusjuures sokkide puhul oli see, et ma pikalt ei saanud aru, miks peaks keegi 2-30 euro eest sokke ostma või nagu paari eest maksma. Ja kui ära sai proovitud just need samad lorpenid, siis neil on mitu kihti ja siis ta ei hakka vasta jalga hõõruma, vaid need kihid omavahel. Ja muidugi, ütleme nii, et ma oma esimesed lorpenid ostsin arvatavasti 10 aastat tagasi, kui ma läksin tundra matkale, need on siiamaani töökorras. Püksid. Jaa, püksid. Mina olen selline paadunud keebipükste fänn. Ma ei tea, miks. Mulle istuvad hästi jalga. Venivad. Nendega saab astuda üle kõrge puu. Nendega saab astuda autost välja, kui sul on kõrgem auto ja olles selline minu moodi, et mul on küll lühikesed, aga selle eest väga paksud jalad, et kui ma panen sellised mitte vähem venivad püksid jalga, siis kõrgemale astumisega võib tekkida mul probleeme. Ja kusjuures vaadates sinu seda reiti ja seda, siis tegelikult tundub, et neil on sarnaselt ronimispükstega jalge vahele tehtud lisalapp, et ta ei lähe lihtsalt nagu tavaline teksa sul risti kokku, millega sa ei saa istuda ja astuda, aga kui sul siin all on ruumi, sa saad jalga tõsta ja sul on selles suhtes mugav. Ma ise pole keepe nagu sellise pilguga ennem vaadatud ja tundub, et seal võibki see võlu valem olla. No võt, ja teine asi, mis tal on hea, on ikkagi need erinevad õhutuse kohad, on ju, et sa saad teha siit alt ülevalt endale õhutuse asju. Siis ma olen absoluutne fänn, siin sees, tasku sees on selline väike võrktasku, kuhu saad rahakotti panna, nii et sa ei töllerda ringi, on ju. Ja siis suur asi, kui on selline lumisem minek siin ees, on nendel keebidel, nagu ka paljudel teistel fjällipükstel, ikkagi see selline konksukene, millega sa saad, kus sa nüüd oled, pole ammu välja kotnud. Ta on seal 2 kiiva all peidus, et ta ei jääks sul kogu kinni, kui saad selle konksukese panna endale saapa paela külge ja moodustada pükstest siis sellised, ütleme, taljeni ulatuvad säärised. Jah, tõmbad aga pealt kinni ja läheb. Nii, aga... Nendega muidugi see lugu, et vähemalt minu keha puhul, siis sellest mitte G1000 materjalist kipub tuul läbi puhuma, kui on teratuul. Ja selle jaoks ma siis leidsin endale sellised kergelt pooletoobised soojapesupüksid, millel on ees ka
siis need tuuletõke. jah, windstopper, suurepärased asjad, sest see osa mul niikuinii külmetama ei hakka või vähemalt siiamaani pole hakanud. Ja see mulle täitsa hästi sobib, et see ülemine osa, need tagapalged ja kintsud, mis mul muidu külmaks lähevad, need on soojas ja alt siis jalg saab reguleerida, kuidas tal parasjagu vaja on. Ehk siis, kui sul on võimalus, siis sa pigem eelistad neid üks pikka soojapesu, pigem mul on pikki soojapesusid ka ja ütleme, selle ostmise järel ma pikki pükse polegi enam jalga pannud. On olnud pigem ikkagi kogu aeg ainult need lühikesed või siis pole üldse olnud. Ega see ongi, sul külmetab varvas või tagumik. Aga peenhäälestuse mõttes mul on ikkagi ka kogu valik olemas sealt Aklima Lightwoolist, Warmwoolist ja Hotwoolini välja, et igaks juhuks, et mine tea. Ehk läheb tarvis. Ja kiilise riietumise mõttes veel jope all. Ma küll mingid aastad tagasi ostsin endale Fjälli Anoraki. Eluaeg olen tahtnud Anoraki ja siis kui ostsin ja pean tunnistama sellest hetkest, kui ma selle esimest korda endale selga tõmbasin, see on saanud absoluutselt minu lemmiktooteks. Ja see on mul nüüd metsarännakutel ka, et mul on üks Bergtageni jope, mis on ka lukkudega külje pealt ja eest käib lahti selliste soemate rännakute jaoks, aga ütleme talvistel ja tuulisematel on see Anorak imetabane. Et teda saab ka külje pealt siit tahti teha, õhku saab reguleerida, ja sinna alla siis mul tavaliselt käibki soojapesusärk ja siis on mingisugune dressikas, nagu matkadressikas, mitte selline puuvillane asi, vaid ikkagi selline, mis vett ei ime endasse kilode kaupa. Ja, pean jälle tunnistama, Fjällil on virnade viisineid ja kui matkaspordis ringi vaadata, siis leiab teisi ka, aga mul endal on selline tõsine Fjällräveni viga küljes. Sulle meeldib see logo, noh? Ja absoluutselt. Kuidagi ma suhestun selle Põhjamaa tavaga ka. Ja nüüd selleks talveks ma ostsin endale siis sellise suleka. Võtsin kõvasti hoogu, et proovin, kuidas on. Et ta on selle eelis, et ta tuule ei puhu läbi ja sulekas on ikka soe ja ütleme sükene, ta ei ole paks sulekas, aga -5 kannatab rahulikult käia, nii et mul on siin põhimõtteliselt pikavarrukaga T-särk all ja sellisena ma käin. Aga minuga on see lugu, et mul on põhimõtteliselt, kuna osa mu tööd on metsas ka sellised, kus ma lihtsalt passin koha peal supipoti kõrval, ootan inimesi mingit seiklust seal läbi viies, siis lihtsalt, kui mul on soojapesusärk ja dressikas ja mul on koha peal ja Anoraku peal, siis hakkab jahe. Ja tegelikult see on imetabane kiht, mis seal selle Anoraki alla jätta. Et sõidad metsa, tõmbad siia Anoraki peale ja põhimõtteliselt oled täiesti pommikindel. Imetabane vahend. No ma ise olen natukene võib-olla kooriku ja seda usku, et selles suhtes, kui me räägime aluskihtidest, siis ütleme midagi ropumat on raske leida, kui seda on niisugune imeliselt läbipaistev võrksärk. Kunagi, ma ei mäleta, mis selle firma nimi oli, alustas selle trendiga, siis nad kadusid ära ja nüüd Aklima on neid hakanud tegema. Internet on igasuguseid võrdluseid täis, just niisuguse aktiivsema liikumise puhul, et see väikene merino kiud just siin aukude vahel hoiab selle sooja, aga samas ta ei seo seda niiskust nii palju ja mul on varsti plaanis siin teha ka võrdlustest, et kui ma töötlen selle Nikvaxi base washiga, mis tegelikult on ka vett, tekitab niisugust vee hülgavust, siis et kui palju vähem see näiteks vett seob, et peale higistamist või siis veest solgutamist, et kui palju see kergem on. Et see oleks minu aluskiht. Siis on Aklima mingi kapuutsiga, ma ei mäleta, Warmwool mingi asi, ta on imeline asi. Tõmbad pea läbi, on ta sall, lükkad taha, on sul kael lahti, ei ole palav ja samamoodi saad kasutada kapuutsina, kui kõrvad külmetama hakkavad. Sinna peale, sarnaselt nagu siis sul tuleb kas mingisugune vatiinikiht ja lõppu tõmban siis kooriku, ehk siis mis hoiab mul väljas tuule ja kõik selle. Ja muidugi veekindlad püksid, need on Fjällräveni püksid, järelt turult sain. Ma arvan, et neid toodeti 90-ndatel, toimivad imeliselt, ehk siis korralik varustus kestab sul aastakümneid ja samamoodi. Kui üks variant on see, et sa paned omale sooja pesu, teine on see, et sa tõmbad endale selle veekindla kihi peale, mis tegelikult ei pea olema veekindel, vaid just ka vett või nagu seda tuulekindel. Ja sellega veekindel saabas, veekindel koorik selga, veekindlad püksid, ausalt öeldes täiesti suva, mis sajab, keegi tänaval pritsib su täis, ükskõik, lähed iga ilmaga, imeline. Aga kuidagi mütsid, värgid, midagi veel? Mütsid, värgid vastavalt vajadusele ja kinnastega on ka vastavalt vajadusele. Mul on sellised sõrmed, mis hakkavad kogu aeg külmetama, aga mulle meeldib asjadest kinni võtta, et sellepärast ma enamuse ajast eelistan ikkagi neid ilma sõrmedeta kindad. Mul oli ikka kunagi mingisugused Jack Wolfskini ilma sõrmedeta kindad, aga need ma olen aastatega kandnud lihtsalt nii püdelaks, et need enam ei seisnud käe küljes. Ja ütleme,
pika näpuga kinnas on kindlasti hea variant ja praegu ma võtan hoogu, et osta endale talveks need sellised ära kooritava näpuosaga kindad, kus sa saad ära võtta, aga ainuke asi, mis mind hirmsasti häirib, on see, et see pöidla osa tuleb siia üles keerata ja see laba osa on siin üleval ja nad on kuidagi kohmakad, aga võib-olla kasutamise käigus muutub mu mõte. No vaatan, sul on ka... Pane kohe kätte. Jaa, aga sul on, ütleme, tehtud selline paari näpu niblimise kindad. See on foto. No vot, näe, siit saad võtta näpu välja ja siit saad võtta näpu välja. Aga no vot, inimesed erinevad õnneks, on ju. Mõtle, kui me kõik ühesugused oleks. Kui see on kui igav oleks. Kahjuks kõik küll matkaspordis veel ei müüda, et kui väga palju soovi on, kindlasti tuleb, aga lihtsalt jäid silma ja... Ongi kõik või? Ongi selles mõttes kõik ja ülejäänud on ikka jälle, jõuame varem või hiljem sinna peenhäälestuse juurde, on ju. Ja üks asi, millega ma pean praegu veel tööd tegema ja millest ma ei ole enda jaoks aru saanud, mis tõenäoliselt ikkagi tuleneb ka minu füüsilisest eripärast, on see, et kui mul on seljakott seljas, siis mul läheb alati selg märjaks. Ja see selg, võib ju öelda, et kihiline riietus, võta vähemaks, pane juurde, on ju. Aga minu puhul see vist töötaks niimoodi, et ongi ainult varrukad. Oled nagu see käärija seal, on ju. Et selja peal ei ole mitte midagi. Aga siis, kui ma oleks palja seljaga selle talvisel ajal, siis see selga ikka seal vastu kotti hakkab pigistama. Nii et kui ma nüüd suudan veel selle olukorra ka enda jaoks kuidagi mõistlikuks lahendada, siis mine tea, mis siis saab. Siis hakka aga otsast minema. Kevadel proovisin ära. Vaatame, äkki tuled ka mais või kuskil on seesama siukene punaste laternate tänava särk. Sinna ta läks kõige õhem fliis peale ja kui vaja tõmbasin kooriku. Kaenla alt lukud nii lahti kui vähegi võimalik ja seljakott siukene, mis hoiab raamiga ennast sutsu eemal. Ma olen free lufte ka proovinud, aga see on lihtsalt see, et mul on kogu aeg palav. Mul on kogu aeg palav. Ja kui mingi asi surub vastu selga, siis ilmselgelt ta lükkab selle hiigiseks läinud selja pealt sinna riide sisse. Aga ma arvan, et meil ei jää muud üle, kui proovida katsetada ja see seljakoti teema võtta siin siukene täiesti eraldi teemana, kui juba siukene matkahooaeg on täiesti. Sellepärast ongi äge elada, et varustuse valik on väga suur. Oota, kuidas selle varustuse... Lõputu võimalus proovida erinevaid lahendusi. Ja oota, kuidas sul kaasaga see kokkuleppe tänavu aasta varustusega nüüd oligi? Ja me tegime sellise kokkuleppele, kuna mul on ikkagi ostmisega probleeme, siis kui ma nüüd ostan ühe uue asja, pean 2 eelmist ära müüma. Pole midagi teha. Pole midagi teha. Ehk siis odavam kohe osta head asjad. Aga nüüd kes ütleb, mis need on? No vot, aga ega muud moodi teada ei saa, kui ise ei katseta. Jah, ja... Või teisi ei kuula. Jah, just. Ja. Usalda ja kontrolli. Ehk siis... Tundke ennast looduses mugavalt, pange ennast riidesse nii, kuidas teile sobib ja katsetage erinevaid asju. Ja nii palju, kui me teame, üritame ka matkaspordipoodides oma teadmist targutada ja samamoodi Matka TV-s ja igal pool mujal. Nii et jälgige mängu ja küsige julgelt ja... Liikumise ja matkamiseni. Sau!